hei armas, et Valguse kanal Marge YouTube kanali vaataja. Täna tahan rääkida kahest väitest. Üks nendest on see, et ükskord elan ja nagunii kõik surevad ükskord ära. Seega mõtlen, kuidas tahan, liigun, kuidas tahan, toitun, kuidas tahan. Teine väitlus on see, et võtan neid rohtusid, aga ma vähemalt elan. Millises teadlikkuses sina elad? Milline teadlikkus sul on? Kas sa otsustad elada tervena või haigena, hoolitsedes enda eest, lubades endale seda, mis su hinge toidab, teadvustades, mida sööd, palju liigud, jälgides enda mõtteid? Või elad autopiloodil? Iga haiguse taga on tavaliselt emotsiooni ja energiad, mis on loodud sinu enda mõtete ja reageeringute läbi. Seega siis, elades teadlikkuses kõrgemal tasandil, sa teed juba iseenesest selliseid valikuid, mis on sulle siis terve olemiseks, nii mõtete tasandil kui ka toiduainete valikutel, tellides talutootjatelt või loodustoodete poodidest või kasvatades ise vastavalt või millised võimalused sul on. Ja ravides ennast siis loodusravimitega, rahva meditsiiniga, homöopaatiaga või siis kasvatades ise ravimtaimi ja tehes sellest eliksiire. Kui sa elad autopiloodil, siis universum võib sulle saata ise haigestumise, kas või gripiviiruse näol. Selleks, et sa hindaksid ümber oma elu ja selles toimuva. Muudaksid valikuid ja elustiili endale siis lubamaks hobisid, trenne, reisimist ja selliseid toiduained, mis on sulle terve olemiseks. Armas, vaata läbi enda suhtumised ja suhestumised ja seisukohad enda teadlikkuses ja muuda need enda jaoks sulle eluenergiat andvaks. Olen tänulik, kui tellid ja liitud kanaliga ja toetad minu tegevust YouTube'i kanalis.